Vene diktaator Vladimir Putin lendab kiiresti Pekingisse, et kummardada Xi Jinpingi ees, kes kutsus ta enda juurde. Donald Trump ei jõudnud veel Pekingist reedel lahkuda, kui juba sai teatavaks, et kolmapäeval, 20. mail saabub Pekingisse Vladimir Putin. Kahe tippkohtumise vahel on 5 päeva vahet. Muide, see on esimene kord ajaloos, kui Hiina võtab 1 kuu jooksul vastu 2 vastandliku suurriigi juhid. Ja see pole sugugi juhus, see on demonstratsioon. Aga miks ja milleks Vladimir Putin lendab Pekingisse? Kuidas teda seal vastu võetakse ja mida nad arutama hakkavad, just seda me selles saates arutamegi. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal, vajutage videol nuppu meeldib ja jätke kindlasti oma kommentaar selle video alla. See aitab väga palju kaasa sisu levikule YouTube'is. Olen teile selle eest väga tänulik, et võimalikult paljud vaatajad saaksid neid saateid näha. Lisaks sellele liituge minu Telegrami kanaliga Petši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Nii et las ma kohe mainin, mida täna kirjutavad Hiina meediaväljaanded. South China Morning Post teatab, et Kremlis juhi visiit toimub vaid mõni päev pärast Xi Jinpingi ja Donald Trumpi tippkohtumist. Putin viibib Hiinas vaid 1 päeva. Tema visiit ei ole tõenäoliselt nii pidulik ega detailideni läbi mõeldud nagu Trumpil. 1 päev. Mingit riiklikku pidulikust ei ole. See on töökohtumine. Ja nüüd, Kremli ametlik versioon plüüsist olla Vladimir Putini visiidis Pekingisse kõlas tema pressiesindaja Dmitri Peskovi suust, kes nimetas Putini visiiti Hiinasse lihtsalt Moskva ja Pekingi rutiinseteks kontaktideks. Aga rutiinsed kontaktid, nagu Peskov väljendus, ei juhtu niisama, vaid 5 päeva pärast ajaloolist Ameerika-Hiina tippkohtumist. Ja nüüd sõnastab sama ajaleht South China Morning Post selle kõik järgmiselt. See visiit viitab Pekingi pingutustele suhete juhtimisel Moskva ja Washingtoniga ning enda määratlemisele võtmeriigina olukorras, kus maailmakord muutub üha killustatumaks. Ja just selles lauses tegelikult minu arvates peitubki kogu iva. Hiina võtab esmalt vastu Donald Trumpi ja kuulab ameeriklasi. Päringud Iraani, kaubanduse, Taiwani ja loomulikult Venemaa Ukraina vastase sõja kohta. Ja just selles lauses räägita talle kõigest, millest Xi Jinping rääkis Trumpiga ja mida nüüd tuleb Moskvas selle valguses teha. Või ei räägi muide, see pole ka välistatud. Kes üldse on Vladimir Putin? See on see väike mees, kes rindi jookseb. Xi Jinping võib talle üldse mitte midagi rääkida. Ta võib lihtsalt anda talle juhised ja öelda, nii, kõik, mine, töötama. Aga asja tuum on selles, et Peking kujundab mõlemal poolel aru saama, et kõik teed viivad Pekingisse, nagu öeldakse. Millest räägivad Putin ja Xi Jinping? Mõned üsna ilmsed teemad. Esiteks, Iraan. Trump püüdis Pekingis peetud läbirääkimistel saavutada, et Hiina avaldaks Teheranile survet ja aitaks tal avada Hormusi väina. Aga Venemaa on siiski üks peamisi sõjatehnoloogia tarnijaid Iraanile. Seal on raketikomponendid, droonid, kütusesüsteemid. Ja kõik see liigub ikkagi läbi Venemaa skeemide. Kui Hiina leppis Trumpiga kokku, et survestada Iraani, siis tal tuleb kokku leppida ka Putiniga, et Venemaa lõpetaks selle surve vältimise oma kanalite kaudu. Lõpetab Teherani režiimi toetamise ja vähendab selle režiimi toetust. Üks ilma teiseta justkui ei toimi. Teiseks muidugi Ukraina. Trump ütles, et arutas metsikute verjalaste sõda Ukrainaga Xi Jinpingiga. Ja nagu ta väljendas, mõlemad tahavad lahendust, aga mingit plaani pole. Putin saabub täpselt siis, kui Peking on kuulnud Ameerika seisukohta. Mida Putin ütleb Xi Jinpingile ja kas ei saa olema otseseks vastukaaluks sellele, mida ütles Trump, pole veel selge. Siin on raske hinnata. Aga juba on ilmne, et Putin üritab enne oma visiiti Pekingisse Xi Jinpingi juurde selgelt oma väärtust tõsta. Siin on need raketirünnakud Kiievile, siin on see rekordiline droonide väljalaskmine, ähvardused rünnata otsustuskeskusi, sarmaatide katsetused. See kõik on katse näidata, vaata, ma ei ole lihtsalt see tantsisklev lühike meike. Ei, ma olen tõsine mängija maailma areenil. Ja siin liigume 3. küsimuse juurde, Sarmat. Putin teatas sel nädalal mandrite vahelise ballistilise raketi katsetamisest. See on signaal läänele ja liitlastele. Ja see on juba 10. kord alates 2021 aastast, kui Putin teatab selle raketi peatsest valmimisest. Tuletan meelde, et 2024 aasta septembris jättis ebaõnnestunud Sarmat raketi katsetus Plesetski polügoonile 60-meetrise kraatri. Lisaks ärge unustage, et see rakett kasutab vedelkütust.
see tekitab teatud kasutusprobleeme. See tähendab, et tegemist on pigem poliitilise avaldusega kui reaalse sõjalise läbimurdega, aga vestluses Xi Jinpingiga kasutab Putin seda jõu näitamisena, nagu et vaadake, mis meil olemas on. Mis puudutab rindejoont, sest Vladimir Putin sõidab Pekingisse mitte võitja positsioonilt, kuigi ta üritab jätta sellist muljet. Ja siin on huvitav, täna avaldab CNN huvitava materjali ja kirjutab: esimest korda pika aja jooksul vabastas Ukraina kuu jooksul rohkem territooriume kui Venemaa vallutas. Ukraina kaitseminister Mihhail Fedorov teatas: me hävitasime nii aprillis kui ka märtsis 35 000 venelast. No, mõeldakse, et tempo on sama. Venemaal ei jätku jõudu pealetungi jätkamiseks. Ukraina armee kurnab venelasi. Lõpuks kinnitab sõjauuringute instituut, et eelmisel kuul kandis Venemaa territooriumide netokadu. See on esimest korda alates Ukraina relvajõudude Kurski operatsiooni algusest 2024 aasta augustis. Lahinguväljal on juba selgelt näha, et Venemaa kaotab initsiatiivi. Seetõttu üritab ta massiliselt rünnata Ukraina linnu. Ja need 1560 drooni, need, mille Venemaa lasi välja vaid ühe ööpäeva jooksul. 13-14 mail, see on kompensatsioon selle eest, et rindel ei õnnestu. Ja nagu ütlevad Ukraina ohvitserid, muutub okupantide meeleolu siiski kurnatuse tõttu. Ja see on oluline signaal. Miks peab Putin just praegu Pekingisse sõitma? Vastus on, et mitte lasta Trumpil ja Xi Jinpingil omavahel ilma temata kokkuleppele jõuda. Putin on ikkagi paranoik. Ta kardab surmani, et nad lepivad milleski kokku, ilma temata. Palun vabandust minu teravate sõnade pärast, aga just see rahvas. Neid ei saa kuidagi teisiti kvalifitseerida. Klassifitseerida? Ja samal ajal, kui Ameerika president rääkis Pekingis rahust, Hormuzi väina avamisest ja Iraanile avaldatavast survest. Venemaa oli kogu selle aja kõrvale jäetud. Nii, ja nüüd sõidab Putin justkui seda kõrvale jätmist lõpetama. Selgitama Xi Jinpingile, kus asuvad Venemaa punased jooned, kus Moskva on valmis kaasa aitama ja kus mitte. Ja tuletada meelde, et see strateegiline partnerlus ilma piiranguteta, mis allkirjastati Pekingi ja Moskva vahel, ei ole ju lihtsalt sõnad. Kus see viik siis on? Ja lõpetuseks lõpetan selle saate veel ühe tsitaadiga South China Morning Postist. Ja nad kirjutavad järgmist. Peking näeb ja positsioneerib end praegu ainsa platvormina, kus kõik võtmemängijad kohtuvad. Trump lendas kohale, Putin tuleb ka ja Xi istub keskel. Ja just see ongi kogu selle geopoliitika nädala peamine tulemus. Siia pane 3 punkti. Teie arvamus, teie järeldused, kirjutage selle videole kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage laikida. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha rahaliselt. Igasugune annetus on teretulnud. Või tasulise sponsortellimusega. Lingid ja andmed leiate selle video kirjeldusest. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head kõigile.